Selle aasta kõige parema ja kõige halvema loomateo hääletus on selleks korraks läbi. Hääletamine lõppes täna keskööl. Loomasõbralikumad teo kordasaatja sai sel aastal valida erinevate loomadega tegelevate ühingute seast ja nominendid olid sellised. Soomlaste ühing Pelastetaan koirad on alates 2001. aasta sügisest uued kodud leidnud 2650 Eesti koerale ja 860 kassile. Varjupaikade MTÜ poolt loodud veebiperemehe programmi toel on 203 inimest asunud hoolitsema varjupaiga asukate eest. Internetiportaali koer.ee kampaania Aita Eesti koeri toel plaanitakse koerte abistamiseks kokku saada tervelt 1 000 000 krooni. Kõige enam avaldas Eesti inimestele muljet soomlaste järjepidev tegevus. Tänu neile on uue kodu leidnud ka paljud vanemad ja haiged koerad. Eestis oleks neid koeri ilmselt mürgisüst oodanud. Eestlase jaoks on juba kusagil 3 kuud on piir, et kui on juba 3 kuust vanem, siis on nagu lootusetult vana. Pigem oleks valmis, et hea küll, teil on küll 3 kuused, aga äkki saaks 3 nädalase kuidagi kätte leti alt tutvuse poolest. Aga nüüd 2010. aasta loomavihkajad. Pärnakad Indrek ja Marge Arumäe sõitsid puhkama ja jätsid äsja poeginud ning haige koera koos kutsikatega koju piinlema. Georg Paskakovi juhitavas usaldusühingus Mäetaguse linnufarm suri nälga 8000 kana. Viljandimaa loomaarst Jaan Lääts ei saanud mürgisüsti tegemisega hakkama. Õuekoeri Mõmmit ja Jerrit esmalt poodi. Seejärel peksis Jaan Lääts koertele labidaga pähe. Inimeste meelest käitusid kõige põlastusväärsemalt pärnakad Indrek ja Marge Arumäe. Claudia nimelise saksa lambakoera kannatused ja tema kutsikate surm läks inimestele ülekaalukalt kõige rohkem korda. Labidaga koerad tapnud Jaan Lääts pääseb aga ilmselt vaid 1000 kroonise trahviga. Viljandimaa veterinaaramet määras rahatrahvi eutanaasia nõuete rikkumise eest ja Lõuna ringkonna prokuratuuri hinnangul ei saa ühte inimest 2 korda sama teo eest karistada. Loomakaitsjad vaidlevad sellele aga vastu. Karistus määrati ju hukkamise nõuete rikkumise, mitte looma julma tapmise eest. Me kindlasti vaidleme sellele prokuratuuri seisukohale vastu, et kui tuua selline näide kas või äärmuslik näide inimeste maailmast, et kui keegi kedagi pussitaks näiteks ja nüüd kui siis ohver kukub tänavale ja kui mupo agarad politseinikud trahvivad siis mõrvarid nii-öelda trahi maha loopimise eest, siis tuleb välja, et kriminaalpolitsei ei saagi süüdlast vastutusele võtta, kuna teda on juba ükskord karistatud, et see on imelik. 2010. aasta niinimetatud loomateod on selgunud. Aasta lõpp pole aga loomade vastu helde olnud. Ainuüksi viimase kuuga on jõudnud avalikkuse ette mitmed julmad loomapiinamislood. Nii näiteks toodi Maardust sel nädalal Virumaa varjupaika väga sõbralik koerake, keda oli kõrri pussitatud. Harjumaal Lohusalu külas leidis otse oma koduaia kõrval aga armetu lõpu proua Irina Rätsepale kuulunud pisike taksikoer. Koer pistis nina püünisesse ja suri. Taolised püünisrauad on Eestis muide keelatud. Seda juhtumit menetleb Keskkonnainspektsioon. Tõenäoliselt süüdlase karistamiseni siiski ei jõuta. Laekveres jällegi poos oma väikese koera üles Heiki Siling-Siland. Mees jäi vahele vaid tänu sellele, et võika tegevuse salvestas radarijaama turvakaamera. Ehk selgub järgmise aasta loomapiinaja just nende tegude seast.